Tere päevast, kauplejad, investorid ja aktsiaturuhuvilised. Minu nimi on Igor Tarashenka ja eetris on mu iganädalane aktsiaturu analüüsi ja ülevaade saade. Ja tänases saades me vaatame, mis seisus on Ameerikas tarbija, vaatame ka Ameerika valitsuse kulutused, tuli värske info selle kohta, siis vaatame, mis on tehisintellekti firmade käived ja võlgnevused ja siis vaatame ka, mis on kontoripindade mured hetkel Ameerikas. Siis ma tegin siin paar screenerit fondihaldurite viimastest top ostudest ja müügidest. Nii et vaatame need kaks listi täna üle. Ja siis tulevad mõned huvitavad kvartaaltulemused, sealhulgas Alibaba, Zoom ja Dell. Ja siis aktsiate tehnilise analüüsi plokis vaatame mõned huvitavad kauplemisidеed selleks nädalaks ja muidugi tuleb ka turuanalüüs. Enne kui me alustame, siin paar teadaannet. Esimene on neile, kes on liitunud mu tasulise YouTube'i kanaliga, siinsamas on võimalik liituda. Ja sel kanalil me siis teeme 2 korda nädalas striimid, kus me vaatame siis otse ülekandes, mis toimub Ameerika turul, mis mina parasjagu kauplen. Ja see nädal siis teisipäeval ja neljapäeval, mõlemal päevadel kell 8 tulevad need striimid. Ja siis teine teadaanne on seotud sellega, et ma siin natukene mõtlesin, vaatasin, analüüsisin, kogusin tagasisidet selle saade kohta. Ja siis otsustasin siin väikse ümberkorralduse selles osas teha. Et muidu see on nagu hakanud olema juba päris pikaks saadeks ja vajab minult ka väga palju sellist nagu ettevalmistust just nädalavahetusel, sest ma üritan seda saadet teha siis esmaspäeval enne turu avamist, et just selle saade teine osa analüüs oleks enne turu avamist kõigile kättesaadav. Ja siis jah, vaadates tegelikult videote vaatamise statistikat, ma näen, et siis ja küsisin ka tagasisidet, et siis sain aru, et päris palju vaatavad just seda teist osat kõige kiiremini, et see on kõige selline nagu ajakriitilisem ja aktsiaturu ülevaade osa selline nagu üldisem. See ei ole nii ajakriitiline, aga nõuab minult kõige rohkem sellist nagu ettevalmistust ja siis ma tegelikult mõtlesingi, et ma jagaks seda ülevaade analüüsi saadet 2 osaks, et esimene on siis aktsiaturu analüüs, mis ongi selline nagu rohkem ajakriitilisem, kõik tahavad seda nagu varem näha. Ja ma hakkan seda tegema tegelikult endiselt esmaspäeviti, aga hakkan tegema varem, et muidu ma salvestan siin seda saadet eraldi, siis uploadin seda videot YouTube'i, et sellega läheb kõik aega, et seda nagu siis kiiremini teha, siis ma hakkan tegema seda tegelikult esmaspäeval kell 12 juba. Otseülekanne striimi hakkan tegema, aga et natukene siis rohkem sellist nagu väärtust luua nendele, kes on liitunud tasulise kanaliga, et peale neid striime ka, et tegelikult hakkan tegema seda striimi tasulisel kanalil. Nii et kui teil on huvi saada seda infot varem ja tegelikult seal saate ka lisandväärtust nende striimide näol ja muidugi, kui teil huvitabki just selline nagu kauplemine, et soovitangi liituda, et siis saab vaadata eelisjärjekorras seda analüüsi ja muidugi siis, et see oleks veel aktuaalne teistele ka, et ilma selleta, et teised jätama ka ei tahaks, et siis umbes kella 4-ks ikkagi enne turu avamist, aga hiljem teen seda striimi siis avalikuks, et seda saab siis analüüsi järgi vaadata ja siis jah, muidugi siis see tuleb nagu väiksemas mahus, et ei ole siis 2-tunnine video, et see analüüs on umbes seal 30-45 minutit. Ja siis aktsiaturu ülevaade, et ma vaatasin ka videote statistikat, et ma näen tegelikult, et enamik vaatab ainult seda saade esimest osa ja vaadatakse seda nagu erinevatel päevadel nädalas, et esmaspäeval kõige rohkem vaadataksegi seda analüüsi osat ja siis seda ülevaadet tegelikult mul nädalast nädalasse sõltub, et kui palju mul erinevat huvitavat infot tuleb, kui palju
kvartaaltulemusi tuleb, et sõltuvalt sellest, siis ma hakkan tegema eraldi ülevaadesaadet, mis tuleb ka siis võib-olla natukene lühem kui 2 tundi. Ja seda ma siis ei pea ette valmistama just esmaspäevaks, et vabastan endal natukene rohkem aega siis nädalavahetusel ka. Ja siis nädala sees ilmselt see hakkab välja tulema ja siis 2-4 korda kuus hakkan seda tegema, võib-olla ka mitte iga nädal, sõltuvalt sellest, et mis huvitavat turul toimub, kui palju mul endal huvitavat infot jagada on. Et proovin siis selles formaadis siin detsembris-jaanuaris, vaatame, kuidas läheb. Ja siis vaatame edasi, et kui saab hästi vastu võetud, siis jätkan samamoodi, kui ikkagi ma saan väga palju kommentaare, et see ei meeldi. Et siis võib-olla mõtlen midagi muud. Aga jah, prooviks siis niimoodi teha, et olete siis kursis, et nüüd järgmisest nädalast meil tuleb siis selline muutus. Ja nüüd alustamegi siis saadega, alustame esimese just ülevaade osaga, sellise üldisemaga. Ja vaatame kõigepealt, mis meil huvitavat oli majandusuudistest eelmine nädal. Et eelmine nädal meil oli mitu erinevat statistikat, meil oli jaemüügiandmed, mis tulid veits halvemad, kui analüütikud ootasid ja need on tegelikult juba üsna vanad andmed, kuna valitsus oli kinni vahepeal, siis need andmed on avalikustatud ja nüüd põhimõtteliselt novembri lõpus me saime alles septembri kohta infot, et siis septembris jaemüük oli natukene nõrgem, kui oli oodatud. Samas me saime ka septembri kohta PPI, Producer Price Index ehk tootjate inflatsioon, see vastas ootusele, aga ka natuke kõrgemal tasemel ikkagi hetkel stabiliseerunud, et seda kohe vaatame ka graafikutega. Ja siis meil oli ka conference board'i klientide kindlustustunne, et räägime sellest ka täna. Ja siis jah, eelmine nädal meil oli siis Thanksgiving Day Ameerikas, et neljapäeval turg oli suletud, reedel oli selline nagu poolik kauplemispäev. Et siis oli selline nagu lühendatud nädal. Aga vaatame siis graafikutega siin, mis info me siin saime vahepeal. Et alustame PPI andmetest, Producer Price Index ehk tootjate inflatsioon, need on siis tootjate nii-öelda sisendhinnad, kui tootjate jaoks hinnad ei lange, siis muidugi tarbijate jaoks edasiahelas hinnad ka ei hakka langema, et põhimõtteliselt sellest PPI-st sõltub ka, mis hakkab olema siis selle lõpliku inflatsiooniga, et kõigepealt hinnad tavaliselt hakkavad tõusma tootjate jaoks ja siis lõpuks nad tõusevad ka tarbijate jaoks, kui muidugi tootjad ei taha absorbeerida kõik kulud endale, mida nad tavaliselt pikas perspektiivis ikkagi lühiajaliselt võivad teha, aga pikas perspektiivis ikkagi tõstetakse hinna ka lõpptarbijatele. Ja PPI, kui me vaatame, siis septembris siis see kasvas 0,3% võrreldes eelmise kuuga. Aastane muutus jäi sama nagu oli augustis 2,7%. Ja me näeme, et tegelikult see on natukene selline nagu murekoht, et inflatsioon, sisendinflatsioon on endiselt nagu kõrge, et muidu Föderaalreservi siht on kuskil 2%. Ja me näeme, et see on tegelikult meil siin alates 2024 stabiliseerunud siin natuke kõrgemal tasemel 2,5 ja isegi võib-olla siis 3% juures, mis muidugi ei ole hea märk ka lõpptarbijatele. Ja võib-olla siis Föderaalreserv ei hakka seetõttu nagu väga palju intressimäära alandama, muidugi eelmine nädal turg jõudsalt tõusis just selle ootusele, et detsembris äkki ikkagi Föderaalreserv alandab intressimäära, et siis ülejärgmine nädal seal tulebki Föderaalreservi istung, kus nad otsustavad seda. Ja siis siin teine graafik näitab meil PPI core ehk põhimõtteliselt ilma toiduta ja kütuseta.
Ja siin me nägime natukene väiksemat kasvu, 0,1% võrreldes eelmise kuuga ja aastane on 2,6, ka nats madalam, aga samas jah, me näeme, et see keskmine ikkagi alates 2024 keskpaigast on ka tegelikult 3% juures. Ja siis 2%-ni siin on tegelikult vaja veel tööd teha, et see langeks 2%-ni. Et PPI, sisendinflatsioon endiselt nats kõrgem, kui Föderaalreserv seda sooviks näha ja mis on nagu nende siht. Kui nad hakkavad intressimäära alandama sõltumata sellest, see tähendab, et siis nende siht on nagu muutunud, et nad on nõus juba mitte 2%-lise inflatsiooniga, vaid on nõus ka 3%-lise inflatsiooniga juba. Et lihtsalt võib-olla seda välja ei ütle, aga nende tegevus hakkab seda nagu näitama. Siis teine graafik, mis me vaatame, on jäimüügi andmed, ka septembri omad. Siin me näeme tegelikult, et kuiselt alates juunist jäimüügi kasv hakkab aeglustuma, et septembris võrreldes augustiga jäimüük juba kasvas 0,2%, oli veits väiksem kasv, kui analüütikud ootasid. Aastane endiselt siin on 4%-st, nats kõrgemal tasemel terve 2025 meil on olnud. Nii et aastane muutus on endiselt suht okei. Ja mis võiks mõjutada edaspidi seda jaemüüki? Noh, nüüd muidugi tulevad need pühadepäevad, Black Friday, Cyber Monday, siis jõulud. Et tavaliselt nendel perioodidel on jaemüük näitab tugevust, aga mis saab edasi, et põhimõtteliselt jaanuaris, veebruaris, et mis hakkab juhtuma peale pühasid. Väga huvitav nagu küsimus ja turg alati vaatab ette. Et siis vaadatakse, et põhimõtteliselt, et aru saada, mis hakkab sellega juhtuma, vaatame, mis on tarbijate kindlustustunne. Ja siin meil on mitu graafikut, et esimene, alustame sellest ülemisest graafikust. Sinine joon näitab meile tarbijate kindlustustunnet Ameerikas. Ja siis viimastel andmetel novembris see tuli oodatust nats madalamalt tasemele, tegelikult kui me vaatame siin alates 2022, see on olnud siin tegelikult langustrendis. Siis, kui meil tulevad majanduslangust, me näeme, et see ikkagi palju järsemini hakkab kukkuma majanduslanguse ajal. Nii et jah, hetkel me näeme sellist nagu aeglustumist, samas sellist nagu järsu langust, mis vastaks majanduslangusele hetkel ei ole. Ja punane joon siin hetkel on klientide või tarbijate sentiment, põhimõtteliselt nende ootused, üks on kindlustustunne, teine on siis nagu ootused tuleviku vastu. Ja me näeme tegelikult, et suht tihti ootused on nagu madalamal tasemel ka hetkel võrreldes kindlustustunnega. Ja siis, kui nad kattuvad tegelikult ja üldiselt see on siis sel perioodil, kui me hakkame peale majanduslangust taastuma, et siis põhimõtteliselt nii kindlustustunne kui ka ootused on nii madalad, et nad hakkavad koos tegelikult tõusma. Aga peale seda kindlustustunne jääb kõrgel tasemel, aga ootused hakkavad halvenema ja siis tihti meil tulevad sellised majanduslangust, et nii oli siin 2006, 2007, enne tiekmuuli lõhkemist oli mingi sarnane lahklemine, enne koroonat oli ka tegelikult sarnane lahklemine, et noh, kui koroonat poleks, tegelikult seal oleks mingi muu majanduse aeglustamine. koroonaga see tuli lihtsalt äkilisem. Ja nüüd meil tegelikult alates 2021 siin jagati raha, see tõusis ja nüüd on olnud siin langustrendis ja me näeme, et selline nagu ootused on olnud sellest ajast alates tegelikult palju madalamal tasemel, et hetkel me ka oleme selles situatsioonis nagu majanduslanguse eelne periood võib öelda, et kõik juba mõlemad langevad, nende vahel on olemas selline nagu vahe. Ja, et siis huvitav, mis siis saab edasi vaadates seda tendentsi, ikkagi tundub, et mingi hetk peaks mingi halvenemine toimuma ja siis hakkab meil uus taastumine. Et väga palju näitajad juba näitavad, et olemegi siis majanduse hilisemas tsüklis.
teine graafik näitab meil sellest samast klienditunne, kindlustustunne graafikust seal on mitu komponenti tegelikult selles indeksis ja üks neist on siis mis on seotud tööhõivega, et kui ollakse kindel siis töökohtades või oma töös. Ja siin me ka näeme tegelikult sarnane pilt, et alates 2022 see on olnud siin pidevalt langustrendis ja me ka näeme tegelikult, et kui see on langeb, siis tihti tulebki meil need punased alad, need ongi siis majanduslangused. Et nüüd on pikalt juba langenud ilma majanduslanguseta, et noh, tundub selle graafiku järgi, et siis kas majandus on väga palju nõrgenemas ilma majanduslanguseta, et lihtsalt nagu lihtsalt kehv majandus väga vaikselt kasvab ja noh, see võib ka lõppeda tegelikult siis majanduslangusega või teine variant, et noh, jääbki selline nagu stagflatsiooni stsenaarium, kus väga nõrk majanduskasv ja siis kõrge inflatsiooniga ei lasta siis majandusele nii-öelda nagu täitsa kukkuda, sest tavaliselt, kui on selline nagu majanduslangus, sellega kaasneb ka deflatsioon, et kui seda ei juhtu, siis tegelikult noh, majandus võibki näidata mingit kasvu, aga lihtsalt nõrk kasv, majanduse kasv ja kõrge inflatsioon ja see tegelikult ei ole ka tarbijatele hea. Et ametlikult justkui majanduslangust ei toimu, toimub selline nagu pehme maandumine, nagu nimetatakse, aga tarbijate kindlustustunnet ja tööhõivet see ikkagi mõjutab päris palju. Et võib-olla hetkel ongi meil nagu midagi sellist siin arenemas. Ja muidugi, kui tööga on probleeme, kui siis see kohe hakkab näha ka selles, kuidas makstakse tagasi laenud. Ja me juba siin ühes saates vaatasime, et kuidas seal tudengilaenudega on tekkinud probleemid ja siis siin näitab meil graafik erinevate laenude tüüpid, suured võlgnevust, mis on 90+ päeva juba võlgnevuses. Ja siin me ka näeme tegelikult, et seda, et tarbijate olukord ei ole kõige parem, et siin kõige suuremad makseviivitused on tekkinud krediitkaartidel, et jõudnud juba 12,4%-ni ja see tegelikult, kui me vaatame, millal viimati nii kõrge oli, siis see oligi siin ülemaailmne finantskriis või selle tagajärg 2008, 2009. Ja siis tudengilaenud on siin järsult tõusnud, siin oli vahepeal valitsus maksis tudengite eest laene ja siis, kui sellest praktikast loobuti, siis tegelikult me näeme, et see ka tõusis üsna kõrgele, siis autolaenud hakkasid ka siin alates 2023 juba tõusma ja tegelikult 5% see on ka, kui me vaatame, et siis koroona ajal olid nii kõrgel tasemel ja ka samamoodi ülemaailmse finantskriisi ajal. Ainuke, mis tunneb ennast hästi, siin tundub, on endiselt kodulaenud, mortgage, et siis ülemaailmse finantskriisi ajal just oli kinnisvarakriis, siis nende laenuviidused tõusid üsna kõrgele tasemele. Aga hetkel nad on küll siin väikses tõusus, aga vähemalt kodulaenude eest inimesed saavad ikkagi maksta ja ilmselt siis peale seda kinnisvarakriisi enam nii lahkelt kodulaene ei jagata igaühele, nagu oli siin 2006, 2007 aastal. Et võib-olla selline nagu konservatiivsem laenu väljaandmine ka siin aitab. Aga autolaenudega ja krediitkaartidega ikkagi seal nagu krediteeritakse ka selliseid nagu nõrgemad laenajad. Ja noh, palju oli näha ka statistikat, et teha need autolaenud rohkematele inimestele kättesaadavaks, seal tehakse põhimõtteliselt seda asja, et tehakse need 6-7 aastaga ehk pikendatakse sellist nagu laenu aega, et siis kuumaksed oleksid nagu väiksemad. Juba hakatakse räägima siin ka kodulaenudest, et võib-olla teha need 50 aastaks. Aga jah, vaatame, mis siin hakkab toimuma. Ühesõnaga jah, siin on näha, et töökohta muretsetakse,
tuleviku kohta muretsetakse, üldine kindlustustunne halveneb ja tegelikult võlgnevused selliste nagu kõige riskantsematel laenudel, krediitkaartidel ja autolaenudel hakkavad juba kasvama. Et tarbija ei ole kõige paremas seisus ja siis jaemüük ka natukene hakkab aeglustuma. Kui rääkida tööturust, siis ADP, mis on nüüd hakanud tegema sellist nagu nädalased tööjõuturu raportit, et siin me näeme tegelikult 3 viimast nädalat ka juba näitab töökohtade kaotust. Ja kui vaadata continuing jobless claims ehk põhimõtteliselt on olemas esmakordsed pöördumised, kui inimene jääb töötu, siis on selline initial jobless claims statistikasse läheb. Ja kui ta ikkagi ei leia tööd, jääbki seal töötu nimekirjas nii-öelda, siis see on nii-öelda nagu korduv jobless claim ja siis me näeme, et see on tegelikult ka siin alates 2023, 2022 järsult tõusis ja nüüd tegelikult see trend on siin ülespoole, hetkel on tõusnud 4 aasta kõrgemale tasemele. Et näitab meil põhimõtteliselt, et tööjõuturul hakkavad probleemid ka tekkima. Ja probleemid ei ole ainult tarbijatel. Tundub, et Ameerika valitsus ikkagi ei saa kuidagi oma tulud ja kulud normaalselt stabiliseerida, et siin on huvitav graafik, mis näitab meile Ameerika valitsuse siis tulud ja kulud. Ja me näeme, roheline joon on tulud ja punane on kulud ja tegelikult noh, siin juba alates noh, võib öelda, ongi kuskil alates ülemaailmset finantskriisi on toimunudki see nihke, et varem siin vahepeal tulud olid suuremad kui kulud, kulud suuremad kui tulud, siis uuesti ehk põhimõtteliselt oli enam-vähem stabiilne olukord. Aga peale ülemaailmset finantskriisi tulud järsult vähenesid, kulud suurenesid. Siin 2014-16 natukene see olukord oli stabiliseerimas, aga ikkagi tulud kunagi ei läinud kuludest kõrgemale tasemele ja koroona ajal eriti palju tehti nagu kulutusi, võeti võlga ja põhimõtteliselt me näeme, et 2023, 2024 koroona oli läbi, aga valitsusele meeldis palju raha kulutama ja põhimõtteliselt see jäigi, kulutused jäigi kõrgel tasemel, samas kui tulud endiselt kasvavad, aga nad kuidagi ei jõua siin kuludele järgi ja päris suured defitsiidid siin kogu aeg nagu on ja need kuskile ei kao, nad koguvad ja põhimõtteliselt nende defitsiidide kattuks Ameerika valitsus peab kogu aeg võlga võtma. Ja võlg on muutunud juba nii suureks, et võla eest tuleb intressi maksta ja me näeme, et oktoobris võlakulu ehk selline nagu intressikulu on olnud rekordkõrge, kui vaatame erinevate aastate oktoobrit, et siin just, kui intressimäärad hakati tõusma 2023-2024, see hakkas kõrgemale minema ja nüüd see aasta jõudis rekordkõrgele tasemele. Ja tegelikult, kui vaadata siin ajalugu alates 2016, siin erinevad Ameerika valitsuse kuludgrupid ja siin me näeme, punane joon on intress, võla intress ja kui varem see oli siin madalamal tasemel, siis nüüd see on põhimõtteliselt teine kuluartikkel juba Ameerika valitsuse järgi, et esimesel kohal on social security, teisel kohal on siis intressi maksmine ja sellest vähem kulutatakse isegi tervisehoiule, kaitsele ja siis income security ehk siis selline nagu sisetulekute kompenseerimine, et see oli vahepeal, millega tekkiski see suur nagu kulutamine siin koroona ajal, et kuna paljud jäid tööta majanduse sulgemise tõttu koroona ajal, siis valitsus põhimõtteliselt kompenseeris seda nagu palka ja sellega siin tekkiski selline nagu suur kulu. Nüüd me näeme, milleni see viis, et nüüd selle eest tuleb maksta. Et kulutasid raha, mis sul ei olnud,
ja nüüd maksad selle eest nagu intressi ja see jätkab siin tõusu. Et jah, vaadates seda pilti, tundub nagu üsna hirmus tegelikult, et mis saab edasi, et igavesti ei saa nagu kulutada rohkem kui teenid, et võlg läheb aina suuremaks, kas see intressi kulu hakkab olema kõige suurem kuluartikkel ja mis siis saab edasi, et noh, muidugi see viibki selleni, et inflatsioon jääb ka kõrgel tasemel. Et inflatsioon hakkaks aeglustuma, peaks tegelikult valitsus kõige rohkem nagu seda mõjutab, et tulud peaks siis olema suuremad kui kulud. kulud peaks nagu vähenema. Nii et jah, vaatame, kuidas see olukord areneb, et Trump üritab seal midagi teha, tariifide tulu, tahab intressimäärad, et oleksid madalamad. Aga jah, kas õnnestub või mitte, hetkel vaadates seda graafikut, hetkel siin suurt arengut veel ei ole näha. Et olukord aina halveneb. Nii, lähme edasi, vaatame siis järgmist slaidi, mis näitab meile siin kolme suurima tehisintellekti firmasid käibet, et selline huvitav graafik siin tuli, mis näitab meil siis OpenAI, Anthropicu ja Elon Musk'i XAI firmade käibed. Ja noh, vaadates seda graafikut, siin muidugi kasv on nagu ulmeline, et kui vaatame OpenAI-d 2023, nende käibe oli kõigest 200 miljonit ja augustiks on juba jõudnud 13 miljardini ja OpenAI juht ütles, et aasta lõpuks tegelikult see peaks jõudma 20 miljardini. Et põhimõtteliselt 2 aastaga selline suur käibekasv, et ei tea, kas varem kunagi oli mingi tehnoloogia, mis niimoodi kiiresti kasvataks käibet. noh, kulud kasvavad neil muidugi veelgi kiiremini, et sellest suurest käibest hetkel nagu kasu ei ole, et firmad endiselt kahjumlikud, aga jah, põhimõtteliselt vaadates, kuidas neil tulud kasvavad, see on muidugi muljetavaldav. Anthropicul ka samamoodi, Anthropic alustas hiljem kui OpenAI, oktoobris 2023 oli siis käibe 100 miljonit ja hetkel on juba jõudnud 7 miljardini. Ja enamik käibest tulebki tegelikult korporatiivklientidest, et OpenAI ütleb, et see on kuskil 70% ja Anthropicu 78% käibest tuleb siis hetkel juurklientidel, korporatsioonidel. Ja Elon Musk'i XAI hetkel on siis kõige väiksema kasvuga, et ta alustas kõige hiljem, novembris 2024 oli siis käibe 100 miljonit ja juuliks on kasvanud 500 miljoniks. Et nende firmade käibe siis jah, kasvab hetkel väga kiiresti. muidugi, kui nad otsustavad börsile minna, et kogu see kasv hetkel on nii-öelda nagu erakätes kontsentreeritud, kui nad otsustavad IPO-d teha, börsile tulla, siis enamik kiirest kasvust ilmselt on juba tehtud ja kui hakatakse juba erainvestoritele müüa aktsiad ka, et siis võib-olla hakkab juba aeglasem kasv olema. aga noh, vaatame, kuidas see olukord hakkab arenema. Vaatame siin veel ühte graafikut, et eelmine nädal oli huvitav uudis ka, et Meta koos Google'iga siis leppisid kokku, et Meta hakkab Google'ilt ostma ka protsessorid või nagu nimetatakse TPU-d, et need on siis sellised nagu spetsialiseeritud protsessorid tehisintellekti jaoks, kui Nvidia toodab nii-öelda nagu GPU-d, et sellised nagu üldisemad protsessorid, mis võib kasutada erinevate ülesannete lahendamises, siis Google tegelikult tegeleb sellega, et nad hakkasid mingi aeg arendama spetsialiseeritud sellised nagu kiibid, mis kõlbavad ainult mingi konkreetse tööülesanne lahendamiseks, et need ei saa nagu nii laiapõhjaliselt kasutada nagu Nvidia kiibid.
Ja muidugi noh, üheks põhjuseks see, et Nvidia kiibid on väga kallid, et siis saab luua siis midagi rohkem spetsialiseeritud odavama. Ja Google ise hakkas kõige rohkem kasutama need kiibid enda cloudides, pilvedes. Ja siis eelmine nädal tuli uudis, et Metale hakatakse ka neid müüa, et Meta hakkab neid ka oma andmekeskustes kasutama. Muidugi Google'i jaoks see strateegia enda sellist nagu spetsialiseeritud kibi teha on üsna positiivne, et me näeme Google Cloudi operatsiooniline kasum 21, 22 oli veel kahjumis, aga alates 23 esimesest kvartalist tegelikult nad juba teenivad kasumit oma cloudidest, et see strateegia tundub, et tasub ära. Aga vasakpoolne graafik näitab meile siis sellist nagu huvitavat võlgnevuse statistikat või võrdlust erinevatel tehisintellektiga seotud firmadel, et põhimõtteliselt NetDebt kogu siis puhas võlg võrreldes EBITDA-ga, mis on siis selline nagu intressi amortisatsiooni eelne kasum. Ja siin on ka kirjas, et Meta, kes siis hakkab Google'i kibit ostma, et nende tegelikult debt-EBITDA ratio oli negatiivne veel aasta alguses, ehk põhimõtteliselt tähendab seda, et neil oli rohkem raha kui võlga. Ja see on tõusnud 66,6%-ni kolmandas kvartalis ja põhimõtteliselt hiljem juba tõusnud oktoobriks nad tegid suure võlakirja pakkumise, siis see tõusis 37%-ks ja peaks tõusma 63%-ks, kui arvestada nende Hyperion andmekeskuse ehitamise jaoks vajavat raha ka. Ehk põhimõtteliselt siis võlaga panustavad hetkel väga palju andmekeskusele ja on näha, kui kiiresti see võlgnevus võrreldes EBITDA-ga hakkas kasvama. Siin graafikul põhimõtteliselt me näeme Meta, sinine tulp näitab, mis oli siis kolmandas kvartalis, neljandas kvartalis, siis on selline pruun värv siin ja see on jah, siin väga palju kasvanud. Üldiselt, kui siin graafikut vaadata, tegelikult päris palju firmasid on päris heas seisus, sealhulgas ka siin AMD, Nvidia, Google, et neil ei olegi tegelikult sellist nagu puhast võlgnevust, et raha rohkem kui võlga. Ja palju sellist nagu tarkvarafirmasid, mis on AI-ga seotud, kiibi valmistajad on siin päris madalaga nagu Microsoft, Adobe või siis üldse neil puudub selline nagu võlgnevus. aga paistab silma ka paar sellist nagu suurema võlaga firmasid, et kõige rohkem siin kõige suurema võlgnevusega on Oracle, et oleme sellest ka rääkinud, et just selle suure võla tõttu hakkas ka nende CDS ehk siis kaitse nende krediidi võimaliku pankrotistumise vastu kallinema. Et panustavad põhimõtteliselt väga palju sellist nagu võlga andmekeskuste ehitamistele, kui see ei hakka tagasi raha tooma, siis tekivad probleemid selle võla tagasimaksmisega. Et teiste seas siin Digital Realty ka paistab silma IBM, natukene väiksem, NXP, Dell ja Broadcom ka siin põhimõtteliselt suurema sellise nagu võlakoormaga. Et need on siis sellised nagu riskantsemad investeeringud võib-olla ja need, kellel võlga ei ole, ASML, TSMC ka siin hulgas ja siis need firmad, mis siin paremal pool, et need on siis sellised nagu turvalisemad investeeringud võivad olla. nii, lähme edasi, et jah, kõik hetkel räägivad andmekeskustest, et andmekeskusi hetkel ehitatakse rohkem kui kontoripindasid, et oleme seda graafikut ka siin saades näinud. aga tegelikult kogu see buum tundub, ongi hetkel nagu kontsentreeritud tehisintellekti andmekeskuste ehitamise ümber. Ja kui vaadata, mis toimub tegelikult kontoripindadega, noh, me näeme, et tarbijad tegelikult kindlustustunne halveneb,
kohta pärast muretsetakse, tegelikult on continuous jobless claims tõuseb, viimast 3 nädalat on seal juba koondamised toimumas ADP andmete järgi. Ja see mõjutab tegelikult kontoripindasid ka, et kui me vaatame, siis kui palju on vabasid kontoripindasid Ameerikas, siis see on jõudnud rekordkõrgele tasemele, et tegelikult alates aastast 2000, siin on statistika viimase 25 aasta jooksul pole kunagi olnud nii palju vabasid kontoripindasid, et rohkem kui 20%. Kui kontoripindade täituvus ei ole hea, siis muidugi noh, kinnisvarat tihti ehitataksegi ka laenudega ja siis ehitad laenuga kontoripinda, sealt piisavalt rahavoogu ei tule, kuna päris palju jääb tühjaks, siis hakkavad tekkima probleemid nende laenude tagasimaksmisega. Ja siin põhimõtteliselt vasakpoolne graafik näitabki meil seda, et viivitused just sellised nagu kontoripindade laenudel, mis on siis konverteeritud edasi ka mortgage-backed securities ehk selline nagu väärtpaberid, mis on siis tagatud nende kontoripindade laenudega, et põhimõtteliselt nende viivised on hetkel ka tõusnud juba rekordkõrgele tasemele, peaaegu 12% ja me näeme, et see tase on ka kõrgemal tasemel, kui oli ülemaailmsel finantskriisil ja ka hakkas siin kuskil 2023 järsult tõusma. Nii et jah, tundub, et Ameerikas on hetkel kaks majandust on olemas, üks on tehisintellekt ja andmekeskuste ehitamine, kus kõik on suurepärane, õitseb, teine on kogu ülejäänud majandus. Me näeme, et siin kontoripindadega on probleemid, tarbijatel tekivad probleemid ja põhimõtteliselt kogu siis majanduskasv, mis ongi põhimõtteliselt tuleb tehisintellekti andmekeskuste tõttu, et see hoiab veel seda nagu majandust vee peal. Ja kui seal hakkavad tekkima nagu mured selle, nagu viimasel ajal on selle tehisintellekti tasuvuse kohta, andmekeskuste tasuvuse kohta ja kui seal peaks need investeeringud aeglustuma või midagi muud peaks seal nagu toimuma, et siis see võiks mõjutada siis üsna negatiivselt aktsiaturgu ja üldist majandust. Et selline siis seis on. Okei, lähme edasi. Ja järgmiseks teemaks meil tuleb siis gurude ehk siis selliste nagu tuntud hedgefondi juhtide top ostud ja müügid ehk meil siin paar nädalat tagasi olid avalikustatud, et need fondijuhid peavad siis avalikustama oma siis nii-öelda portfelli seisud, teevad seda väikse viivitusega, ehk hetkel meil tuli info kolmanda kvartali kohta, ehk põhimõtteliselt, mis neil oli 30 septembri seisuga portfellites. Ja siis Guru Focus koondab kõik need andmed ja neil on olemas mitu huvitavat screenerit. Et me siin reedel meil oli ka selline nagu huvitav stream tasulisel kanalil, kus me vaatasime ka need ja paar teisi screen'i veel ja vaatasime mõned need firmad juba üle ja tegime siin huvitava sellise nagu investeerimisjälgimisnimekirja, et sellised nagu huvitavad allahinnatud firmad, mida fondijuhid ja võib-olla insiderid hakkasid ostma, millel võib olla hea selline nagu potentsiaal. Ja siin jagan teiega ka nüüd põhimõtteliselt kaks listi. Esimene on siis selline screen, mis näitab meil selliseid aktsiaid, mida gurud on rohkem ostnud, ehk ma võtsin siin screen'iks, vähemalt 7 gurut on ostnud, 7 fondijuhti on ostnud ja maksimum 1 on müünud, ehk põhimõtteliselt enamik fondijuhte mingil põhjusel hakkab neid aktsiaid ostma ja siin esimesel kohal paistab silma STZ tikeriga Constellation Brands, 14 siis fondi haldurit on ostnud ja ainult 1 on müünud. Teisel kohal siin on SAP, 11 on ostnud ja keegi ei ole müünud. Samas keegi pole müünud, aga 9 on ostnud näiteks Monster Beverage, selline tuntud
energiajookide tootja ja veel üheksa on ostnud ja keegi pole müünud Freshpet ehk selline nagu loomade toidutootja, päris huvitav. Jah, muidugi ka siin huvitav WD-40, et selline nagu ei ole seotud tehisintellekti, kvantarvutidega ega mingi kosmosetehnoloogiaga, et tavaline selline WD-40 vahend, mis võib-olla igaühel kodus on olemas, saab eriotstarbeliselt kasutada, et see on tegelikult, selle toode ümber on ehitatud päris korralik äri ja viimasel ajal aktsia hind on siin palju langenud, aga tegelikult me näeme, et siin gurud ja ma vaatasin, et insiderid on ka, on seda aktsiat nagu ostmas. Samas siin on näha, et Deckers Outdoor, me vaatasime ka selle kvartaaltulemuse, mis ei olnud nii halb, aga aktsiahind on palju kukkunud ja me näeme, et siin tegelikult fondihaldurid tundub, et kasutasid ära seda langust. Nii et jah, siin on saab näha need ja siis mõned teised aktsiad ja tegelikult küsimus teile, et ma valmistasin praegu siin ainult need kaks nimekirja ja siis tahtsingi küsida, et mis firma ma võiks detailsemini siis järgmises saates üle vaadata, et andke kommentaarides teada, et mis firma teid huvitab ja siis ma vaatan, et mille kohta kõige rohkem küsitakse, siis seda me võime siis detailsemini koos üle vaadata. Ja teine screen on vastupidine, ehk põhimõtteliselt võtsin välja need aktsiad, kus maksimum üks guru ostis ja vähemalt seitse müüs, ehk põhimõtteliselt mis aktsiatest fondihaldurid vabanevad, et see võib olla selline nagu ohunimikiri, et kui teil on need aktsiad, siis tasub üle vaadata, nad võivad tegelikult hakata nagu langema. Ma vaatasin, et palju neist on juba ülehinnatud ka, et palju tõusnud ja siis tundub, et neist juba fikseeritakse kasumid. Et siin on olemas selline aktsia nagu Energy. Ja tegelikult ma väga palju neist firmasid ei tea, mis on siin nimekirjas on. Et ainuke, mis ma tean, ongi seesama Energy ja siis Nutanix, mille tulemused me ka täna vaatame ja tegelikult peale tulemusi aktsia kukkus ka järsult. Ja tegelikult see võib-olla ei ole ilma põhjuseta, kuna gurud on juba sellest aktsiast kõrgemal tasemel müünud, siis peale kvartaaltulemust see siin hakkas nagu rohkem langema. Ja võite ka seda nimekirja ka vaadata, et kui on huvitav mingi firma ka sellest nimekirjast, et andke ka siis kommentaarides märku ja siis järgnevates saadetes hakkame need üle vaatama. Nii, lähme edasi, hakkame vaatama siin mõned kvartaaltulemust, mis eelmine nädal veel tulid. Vahepeal siis siin statistika kolmanda kvartali tulemuste kohta, et nendest S&P 500 firmadest, mis on juba raporteerinud kvartaaltulemusi, rohkem kui 80% ületas tegelikult oma kasumi ootusi. Et me näeme siis kolmandas kvartalis keskmiselt see on tavaliselt kuskil 75% juures alates 2015. Et keskmisest parem tulemused olid, noh, kas tulemused olid paremad, tegelikult teine asi võib olla, et ootused olid nõrgemad ka, et analüütikud kogu aeg vaadata nende ootused, et nad alustavad, siis ootavad kasumit siin kõige rohkem ja mida lähem tuleb see aeg, millal tulemust avalikustatakse, nende ootused tegelikult kogu aeg nagu langevad. Iga kord seda näha ja siis ootused on päris madalad ja siis firma raporteerib tulemuse siin, et võrreldes esialgse ootusega tegelikult see võiks olla madalam tulemus, aga võrreldes lõpliku või selle kõige viimase ootusega, see on nagu parem. Ja seetõttu me näeme, et siin suht tihti tegelikult need tulemused ületatakse ja kui see ei ole, siis tavaliselt ongi meil mingi kriis, näiteks siin koroona oli, siis 2022 aktsiaturg ka langes, mitte ilma põhjuseta, et siis tulemused olid halvemad kui ootused. Nii et jah, hetkel tundub olevat, et siis tulemused olid üsna head tegelikult, vaadates ajalugu ka. Ja hakkamegi vaatama siin mõned nendest tulemustest, mis olid ja alustame Alibaba aktsiaga.
Hiinas siis kommertsgigant, kes hakkas ka nüüd tegelikult pakkuma pilveteenuseid ja mis võib-olla ongi nende järgmine selline suurem kasvudriver, aga see tulemus, mis oli vahepeal raporteeritud, siin me näeme, et käibe tuli natukene parem, kui analüütikud ootasid, aga kasumiga nad panid nats mööda. Aktsia hind alguses reageeris tõusuga, aga päeva lõpuks langes siin -2%, et aktsia hind meil tegelikult siin suvel ja septembris on teinud viimase sellise nagu suurema tõusu ja nüüd tundub, et on siin nagu konsolideerimas, et need kvartaaltulemused väga palju seda konsolidatsiooni hetkel ei mõjutanud. Kui vaatame kvartaalselt, noh, siin on näha tegelikult, et käibe on suht stabiilne, siin on näha ka sesoonsust, neljas kvartal peaks tulema parem jällegi, et väga palju seal Aliekspressist ja Taobao, Tmall Hiinas need veebilehed, kust kaupa teenitatakse, et hakatakse kingitusi tellima, et siis tuleb parem kvartal. Kasum ka üsna stabiilne, et paremini näha, et siin on võimalik vaadata TTM trailing 12 months, et siin näha tegelikult, et noh, vaikselt Alibaba tegelikult kasvab. Et vaikselt käibe kasvab, kasum siin väikses tõusvas trendis, kuigi viimases kvartalis ongi nad langenud, aga jah, mis oli positiivne nende siis aruannes see, et tegelikult just see nagu pilveteenus hakkas ilusti kasvama ja siis ootused selle osas on hetkel võib-olla siin juba hakatakse hinna sees olema. Valuatsiooni puhul väga kallis ei ole, P ratio 21 ja tulevane kasum peaks kasvama veel, forward P ratio on 17. Guru Fox valuatsiooni järgi hetkel on juba muutunud oluliselt ülehinnatuks, me näeme. Ja siin iga tulemuse juures ma panin ka, kuna meil tulid need värsked gurude andmed, siis vaatame, mis gurud tegid selle aktsiaga ja siin tegelikult kolmandas kvartalis me näeme, noh, praktiliselt midagi ei teinud, nad natukene rohkem müüsid, kui ostsid, et viimase 5 aastaga siin üle-eelmises kvartalis natukene rohkem müüsid ja kõige rohkem ostsid tegelikult 2024 ehk see oli siin, kui aktsia hind oli allahinnatud ja ma olen sellest ka siis rääkinud, et see oli siis huvitav investeering, et sellest ajast aktsia on siin juba tublisti tõusnud ja nüüd me näeme, et natukene siin juba realiseeritakse seda kasumit, mis on siin vahepeal tekkinud ja ilmselt hetkel rohkem siis juurde ei ostata, palju ei müü ka, et ilmselt nagu siis lihtsalt hoitakse seda aktsiat. Järgmine kvartaaltulemus Zoom. Zoom siis raporteeris üsna head tulemuse, kasum oli parem, kui analüütikud ootasid, käibe oli parem, kui analüütikud ootasid ja kasum oli 8 sendi parem, 1,52 tuli ja käibe Zoomil ka väga palju ei kasva, väga vaikselt kasvab 4,4% võrreldes eelmise aastaga, aga oli ka parem, kui analüütikud ootasid. Ja tegelikult järgmiseks kvartaliks nad ka tõstsid prognoosi, et ootavad nüüd kasumit $48, 49, analüütikute ootus oli $45. Ja käibed ka oodatakse siis nats paremat võib-olla või umbes samal tasemel nagu analüütikute ootused. Ja mis oli veel positiivne, et nad siis lisavad oma aktsiate tagasiostuprogrammile juurde 1 miljardi. Neil jäi alles veel 310 miljonit, et aktsiat tagasi osta ja 1 miljardi eest hakatakse veel aktsiat tagasi ostma. See muidugi mõjutab positiivselt seda parameetrit nagu kasum aktsia kohta, isegi kui kasum väga palju ei kasva, aktsiate arv väheneb, siis kasum aktsia kohta kasvab isegi kiiremini kui käibe. See on siis positiivne areng. Aktsia hind reageeris üsna positiivselt, et päeva lõpuks ralli natukene andis alla ja sulges kuskil +10%, vahepeal isegi tõusis nats rohkem. Kvartaalselt, kui me vaatame, et siin vaikselt me näeme sellist nagu käibekasvu, kasum on päris kenasti siin kasvab ka trailing 12 months
12 kuud ühes kvartalis kokku, et siin ka näeme sellist kasvu, 2023 oli siin kasumiga probleeme näeme, aga sellest ajast alates kasum hakkas ilusti kasvama. ja P ratio tegelikult on üsna head, et 16,5 praegune, forward P ratio 14. Gurufox evaluatsiooni järgi on veidi ülehinnatud hetkel, et väga palju ülehinnatud oli 21, 28, et siis kui käibe oli väike käibe, siis hakkas järsult tõusma, siis aktsia hind eeldas, et käibe jätkab kasvu edaspidi ja kasum, aga käibe jäi samal tasemel siin viimased aastad, nagu me näeme, ja siis aktsia hind korrigeeris tagasi maa peale. et need ootused, mis seal olid, ei realiseerunud. Ja hetkel jah, isegi üsna mõistlik valuatsioon Zoomil on ja vaadates seda äri, üsna selline stabiilne, kasumlik. Ja veel paar huvitavat graafikut, muidugi siin gurud, mis tegid, saame vaadata, et tegelikult 2 viimast kvartalit praktiliselt midagi ei tee, et natukene rohkem ostsid, kui müüsid eelmine kvartal, aga tundub, et lihtsalt nagu hoiavad aktsiat, mis neil juba varem olid võib-olla kunagi ostud, me näeme, et siin enne seda suurt tõusu on palju ostnud ja siis selle langusega ka tegelikult hakkasid ostma, muidu vahepeal siin keegi realiseeris oma kahjumi, tundub. Aga jah, et kui me vaatame institutsionaalset investorit, nemad tegelikult siin ostavad juurde viimasel ajal. Ja kui me vaatame firma bilanssi, tegelikult neil on 8 miljardit vaba raha bilansil olemas, võlga praktiliselt ei ole, et siis sellest 8 miljardist ühe siis suunatakse aktsiate tagasiostule. Ja siin me näeme, et nad hakkasidki siin viimased kvartalid teevad tagasioste ja aina rohkem, et 2 viimast kvartalit rohkem kui 1% aktsiatest ostsid iga kvartal tagasi ja nüüd ilmselt see tagasiostmine suureneb veelgi selle lisarahaga. aga seal võib olla jah, võib tulla ka potentsiaal tegelikult 7 miljardiga, võib-olla noh, nad hakkavad kas enda äri kasvule kuidagi investeerida või võib-olla ostavad mingi teise firma. et ühesõnaga äri on hetkel soliidne. nagu me nägime, vaba raha palju on, et siis manööverdamisruumi Zoomil on, et võib-olla peale sellist nagu suurt hinnalangust hetkel võib-olla isegi tasub siiapoole vaadata. järgmine on Nutanix. ja see ettevõte pakub erinevad siis pilveteenused ja nagu me nägime, et ta oli siis selles nimekirjas, kus gurud rohkem müüsid kui ostsid. ja siin ongi näha tegelikult viimases kvartalis, me kohe näeme eelviimases kvartalis, siis kui hind oli kõrge ja viimases kvartalis siin praktiliselt keegi ei ostnud ja rohkem nagu juba müüsid seda aktsiat. ja siis tulemus, mis nad raporteerisid, tegelikult siin üllatust ei olnud, nii kasum kui ka käive tulid samal tasemel, nagu analüütikud ootasid, aga järgmise kvartali prognoos oli natuke isegi halvem kui ootus, et käibe kasvas neil siis 13,5% võrreldes eelmise aastaga. ja teiseks kvartaliks prognoositakse natukene väiksemad käibed, terveks finantsaastaks prognoositakse natukene väiksemad käibed. ja öeldakse, et muidu siis sellised nagu broneerimised olid isegi nats paremad, kui nad ootasid, aga nad näevad, et sellist nagu käibe realiseerimine lükkub nagu natukene tulevikusse ja nad ootavad, et teist kvartalis selline nagu dünaamika jätkub, ehk põhimõtteliselt neilt nagu broneeritakse nende pilvekeskuste või pilveteenuste nagu võimsused, aga siis sellega see siis piirdub, et siis käibe tekib siis nats hiljem, et siis lükatakse edasi sellist nagu broneerimise kasutamise, võib öelda. ja siis aktsia hind reageeris siin negatiivselt
et gurud on müünud juba kolmandas kvartalis, et seetõttu siin hind võib-olla ei kasvanudki meil viimasel ajal, et siin oligi seal nagu distributsioon käimas ja nüüd, kui aktsiad on juba jaotatud, siis ta võib hakata nagu rohkem langema. Ja peale kvartaaltulemust siis tuligi siin langus 18%. Kvartaalselt, kui me vaatame, tegelikult ettevõte suht hästi areneb, käibe kasvab, ta on muutunud siin kasumlikuks, et kasum hakkas tekkima, vaadates TTM trailing 12 months, siin on ka hästi näha, kuidas käibe kasvab viimast 3 kvartalit. Aastasel baasil on juba firma muutunud kasumlikuks. Et põhjus, miks gurud siis müüsid, miks aktsia hind hakkas langema, et ja võib-olla ongi selles, et nad kallis. See äri on P ratio 64 juures ja tulevane peaks küll paranema 22 tulema, aga jah, arvestades, et nad ise ütlevad, et see võib-olla lükkab rohkem tulevikus, et see võibki olla selline nagu murekoht. Guru Fox evaluatsiooni järgi muidu see on nagu muutunud hetkel veidi allahinnatuks isegi selle langusega. Aga noh, nagu me näeme ajaloost, ta võib minna veelgi palju rohkem allahinnatuks ja vahepeal oli tegelikult ülehinnatud. Järgmine kvartaal tulemus, mis me vaatame, on ZS, Zscaler, sellise nagu küberturvalisuse firma peamiselt siis korporatsioonidele pakub sellist nagu küberturvalisuse teenust pilve, just pilvest nad pakuvad sellist nagu kaitset. Siin oli päris hea tulemus, nii kasum kui ka käibe olid parem, kui analüütikud ootasid. Prognoos, käibe oli parem prognoosis ja kasumi oodatakse umbes sama, nagu analüütikud ootavad. Et kasum tuli 10 senti parem, kui analüütikud ootasid, 0,96 senti aktsia kohta. Kasvavad nad päris kiiresti, et käibe kasvas 25,5% võrreldes eelmise aastaga. Ja siis jah, terveks järgmiseks finantsaastaks oli ka siis parem prognoos, kui analüütikud ootasid. Kui me vaatame siin visuaalselt, me näeme, et käibe ilusti kasvab, kasumlik ta veel ei ole, et puhas kasumit ei ole, siin 1 kvartal oli, EBITDA on muidugi positiivne, aga net income on hetkel veel miinuses. Vaadates TTM trailing 12 months, siin on ka näha, et käibe ilusti kasvab, EBITDA on juba positiivne, aga kasum siin noh, nats negatiivne, et varem oli rohkem kahjumis, et põhimõtteliselt selles mõttes liigub õiges suunas, et mingi hetk peaks kasumlikuks muutuma, tundub. Peer ratio hetkel siis ei ole peer ratio't, kuna on kahjumlik ja tulevane on 56. Ja Gurfox evaluatsiooni järgi see on siis fair'i valued. Aktsia hind reageeris peale kvartaaltulemuslangusega 13%, me näeme, et ta oligi siin ülehinnatud, et nüüd siin hind normaliseerib, et üldiselt vaadates seda nagu dünaamikat, võibki olla huvitav investeering. Kui hind siin teebki natukene rohkem langust, muutub, nagu ta on siin varem ka olnud, rohkem allahinnatuks ja siis võib hakata sinna sisse vaatama. Mis tegid gurud, noh, me näeme, et siin kuskil 2004 lõpus, 2005 alguses nad rohkem ostsid, siis selle tõusuga natukene realiseerisid ja siis viimased kvartalid tegelikult natukene ostavad, natukene müüvad, palju midagi ei tee, et pigem siis hoiavad seda aktsiat ilmselt ka seetõttu, et ta on veel ilusti kasvav ja võib muutuda ka kasumlikuks varsti. Järgmine kvartaal tulemus Autodesk. See ettevõte pakub erinevat sellist nagu tarkvara arhitektorite jaoks ja kõige tuntum on see AutoCAD muidugi, aga neil on palju muid tooteid ka olemas projekteerimise ja siis erinevate selliste nagu ülesannete jaoks. Neil tuli päris hea tulemus, käibe kasum olid parem, kui analüütikud ootasid, kasum tuli 17 senti parem, kui analüütikud ootasid, $2.67. Kasvavad päris kiiresti, käibe kasvas 18% võrreldes eelmise aastaga, tuli ka parem, kui analüütikud ootasid, 1,85 miljardit selles kvartalis.
Ja järgmiseks kvartaliks tegelikult ka nad tõstsid isegi prognoosi. Kui me vaatame siin kvartaalselt, ilusti käibe kasvab, ilus kasumlikkus olemas. TTM samamoodi, trailing 12 months ilus käibekasv, et siin aastases võrdluses juba 7 miljardini jõuab ja ilus kasumlikkus ka olemas. Aktsia hind reageeris tõusuga, alguses tõusis natuke rohkem, aga siis päeva lõpuks korrigeeris ja lõpuks see kasv jäis 2% raames. Valuatsiooni poolest hetkel P-ratio on natuke kõrge, 59 umbes, ja ta peaks paranema, et järgmise aasta P-ratio'ks oodatakse juba 26, kui hind jääb samal tasemel muidugi ja kasum jätkab kasvu. Guru-Fox evaluatsiooni järgi hetkel on Fairi väljutad õiglaselt väärtustatud. Mida tegid gurud viimases kvartalis, me näeme, et viimases kvartalis nad rohkem isegi ostsid kui müüsid. Järgmine kvartal tulemus meil tuleb Delli poolt, et Dellist me ka täna juba natukene rääkisime, vaatasime, et temal on võlatase natuke kõrge. Aga tulemused, mis nad raporteerisid, olid üsna okeid, kasum tuli 12 sendi parem, kui analüütikud ootasid, 2,59. Käibe vastas analüütikute ootustele, et kasvas 10,8% ja tuli 27 miljardit. Prognoosi nad andsid natukene parem, kui analüütikud ootasid. Neil on kaks peamist segmenti, infrastructure solutions, põhimõtteliselt need erinevad korporatiivklientidele serverid, mis nad tehakse, et see tegelikult kasvas lausa 24% võrreldes eelmise aastaga. Ja teine on Client Solutions Group, ehk see on põhimõtteliselt võib-olla rohkem neid arvutid eraklientidele ka või siis korporatiivklientidele lihtsalt töötajate arvutid, et see valdkond kasvas aeglasemini, et 3% ainult võrreldes eelmise aastaga, et me näeme, et siis Dellil kõige rohkem kasvu annab just ka see valdkond, mis on seotud andmekeskustega. Ja siis andsid parema prognoosi neljandaks kvartaliks, et tegelikult ootavad käibeks juba 31, 32 miljardit, analüütikute ootus oli ainult 27,5. Ja siis ka nad kirjutasid oma tulemustes, et tehisintellekti momentum on kiireneb ja teisel pool, aasta teisel pool just neil hakkab siin rohkem ai serverite tellimusi tulema, ehk põhimõtteliselt selline nagu andmekeskuste ehitamise buum, siis mõjutab positiivselt Delli ka. Aktsia hind oli siin vahepeal tegelikult suht palju langenud novembris ja siis hakkas juba taastuma ja siis peale kvartaaltulemust hüppas 5%. Kvartaalselt vaadates, noh, tegelikult siin on näha, et viimases kvartalites, viimased 2 kvartalit natukene siin käibe hakkas kasvama, muidu oli suht stabiilne. Siin marginaalsus ei ole väga tugev, et aga endiselt kasumlik. Ja vaadates TTM hetkel küll sellist nagu suur kiirendamist ei ole näha, et me näeme, et siin 2023, 2024 tegelikult käibe isegi natukene langes ja siis vaikselt hetkel kasvab, et sellist nagu väga suurt buumi siin ei ole näha. Ja muidugi kogu aeg on kasumlik, et alates 2023 kasum tegelikult paranes. Vaadates Gurfox evaluatsiooni on suht mõistlik, P-ratio 17,7, tulevane 11,7. Gurfox evaluatsiooni järgi tegelikult selle novembri langusega, ta oli ülehinnatud ja novembri langusega sai õiglase evaluatsiooni endale, fair'i väljutud nüüd. Mis teevad gurud, et siin on üllatavalt viimased siin 1, 2, 3, 4 kvartalit, et ei tee midagi. Et 2024 siin natukene ostsid, natukene müüsid, aga jah, siin huvitav, et ma vaatasin veel tihti sellist nagu pilti ei näe, et gurud ikkagi midagi teevad, aga Delliga tundub, et kui kellelgi oli ostetud, siis nad hoiavad, kui keegi ei ole ostnud, siis nad ei tahagi osta. Et nad põhimõtteliselt mingeid tehinguid siin ei teinud viimase 4 kvartaliga. Nii, see on kõik kvartaaltulemustega. Ja
Lähme edasi ja vaatame, mis meid ootab ees nüüd see nädal. Äh, see nädal meil tuleb juba täis, tavaline nädal turul, siis täna esmaspäeval meil tulevad ISM indeksid manufacturing tootmise kohta, siis täna ka hakkab Jerome Powell mingit kõnet tegema, kuna noh, kõik juba ootavad, mis toimub juba järgmisel detsembri istungil, siis võib-olla tema sõnad võivad täna kuidagi aktsiaturu mõjutada, et siis kell 8 Ameerika aja järgi, see meie aja järgi, siis noh, siis turg on tegelikult juba suletud, et siis peale turu sulgemist seal võib-olla tuleb mingi volatiilsus. Siis teisipäeval siin job openings, et palju äh, töö avamisi on, aga see on septembri kohta, et võib-olla jah, selline juba äh, liiga vana statistika, et rohkem tööjõuturu kohta olulisem statistika meil tuleb tegelikult siis kolmapäeval, kui ADP annab siis meil juba novembri kohta äh, tööjõuturu andmeid. Siis meil tulevad kolmapäeval ka ISM non-manufacturing indeksid ja siis edasi lükatud eelmisel nädalal pidi SKP kolmanda kvartali kohta tulema, see sai edasi lükatud ja osa sellest ehk siis PCE inflatsioonikomponent, see nüüd siin kalendri järgi peaks tulema meil see reede. Ja see ka siis septembri kohta põhimõtteliselt selline nagu hilinemisega need andmed peaks tulema. Nii, veel siin mõned huvitavad kvartaaltulemused tegelikult tulevad, et täna peale turgu sulgemist MongoDB raporteerib kvartaaltulemused, teisipäeval peale turgu sulgemist küberturvalisuse firma CrowdStrike raporteerib, siin oli Okta kohta küsitud, et võib-olla seda järgmises saates siis vaatame üle. Siis kolmapäeval paar huvitavat tulemust tulevad siis Salesforce, Ticker CRM ja Snowflake raporteerib ka. Ja siis rohkem tulemusi tuleb, me näeme siin neljapäeval, et Rubrik, selline nagu hiljutine IPO ka turul, DocuSign raporteerivad. Ja jah, mõned neist, mis ma siin tõin välja, vaatame järgmises saades üle ja kui teil on ka huvi mingi ettevõtte vastu, siis andke nagu ikka kommentaarides teada. Ja me lähme nüüd saade teise osa juurde, kus me hakkamegi vaatama siis turuanalüüsi lühemaajalisemalt, et mida oodata sellest nädalast ja siin veel väike reklaam, enne kui me alustame, et siis puudutab minu aktsiakauplemismeistriklassi koolitust, mis me teeme koos Äripäeva Akadeemiaga. Et viimane koolitus meil oli siin novembri lõpus ja siis tuleb järgmine aasta meil tuleb ainult 2 koolitust. Ühe oleme juba kokku leppinud, 16-18 veebruar, teise kohta ei ole veel teada. Aga jah, siis järgmine võimalus siis koolitusel osaleda on siis veebruaris ja muidu selline koolitus, kus ma räägingi sellest, mis on oluline kauplemises, et olla siis pikas perspektiivis kasumlik, kuidas üles ehitada sellist nagu kauplemissüsteemi, mis on seal olulised komponendid selle sees, ehk põhimõtteliselt oma süsteemi näitel ka näitan, kuidas mul on see kõik organiseeritud, et kui teil on huvi, tahaksite ka teada, kuidas siis pikas perspektiivis kasumlikkus kaubelda, mis selleks vaja on, kuidas seda kõike organiseerida, siis see koolitus võib olla huvitav teie jaoks, et siis video all ma nagu ikka jätan lingi selle koolitusele, võite vaadata ja huvi korral siis registreerida sinna. nii, hakkame vaatama siis, mis meil turul toimus eelmine nädal ja mida oodata siis järgmisel nädalal, siis vaatame ka kauplemisideed, et mõnede aktsiate tehnilist analüüsi. Eelmine nädal siis nägime üsna tugevat tõusu
tegelikult nagu eelmises saades oligi suurema tõenäosusega stsenaarium, et me võimegi mingit põrget näha, tegelikult see põrge arenes päris heaks ralliks, et S&P siin tõusis peaaegu 4%, Russell isegi 5,5%, impulsid läksid mõlematel indeksitel roheliseks, mis on positiivne ja formeerus mõlemal indeksil libiseva keskmise juures siis kõrgem põhi. Ja tundub, et me nägimegi siis põhimõtteliselt lihtsalt korrektsiooni tõusva trendi raames ja nüüd meil hakkas järgmine tõusulaine. Detsember on muidu väga positiivne sesoonselt kuu aktsiaturul. Tihti toimub ka selline jõuluralli, nagu seda nimetatakse. nii et võib-olla see just meil eelmine nädal juba oligi selle esimene osa juba alanud. kui me vaatame siin Force indeksit, siin on näha tegelikult, et see väga palju miinusesse ei läinud ega Russellis ega S&P 500-s ja näitabki meile, et põhimõtteliselt see tavaliselt ongi selline, mis toimubki selliste nagu korrektsioonidega tõusva trendi raames, nii et hetkel see näeb küll nagu tavaline korrektsioon tõusva trendi raames ja nüüd meil võib alata järgmine tõusulaine, kui tugev ja kui pikaks see kestab, muidugi tulevikku keegi ei tea, aga hetkel vähemalt selline nagu kinnitus, et vähemalt see ei olnud mingi selline nagu karuturu algus veel, vaid oli, et selline nagu korrektsioon tõusva trendi raames me saime. Päevasel graafikul ka väga hea tõus, põhimõtteliselt iga päev eelmine nädal me nägime turu tõusu. see hakkas aeglustuma nädala lõpupoole. ja siin Force indeksid ka üsna ilusti taastusid, et siin murekohaks tegelikult oli, et see müümine on müügisurve hakkas natuke suurem olema, aga eelmise nädala tõusuga suht ilusti ka Force indeksid siin taastusid ja impulsid on hetkel siis rohelised. mida oodata siis järgnevast nädalast, kas tõus jätkub? sellest meil aitavad rohkem aru saada muidugi turuindikaatorid ja alustame siis minu turuanalüüsi tabelist, vaatame, kuidas siin on seis muutunud eelmisel nädalal. me näeme, et volatiilsus jätkas langust ja tegelikult üsna tugevasti volatiilsus langes ka, et peaaegu juba jõudes 50-15 tasemeni, mis oleks siis nagu positiivne, et 16,35 pole sellest palju kõrgemal tasemel. Multivix endiselt bullish, rämpsvõlakirjad läksid bullish olekusse, New High New Low nädal lõppes neutraalolekus, aga vahepeal oli ka bullish olekus, andis meil ka esmaspäeval kohe ostusignaali. ja mis on positiivne ka, et üle mitme nädala lõpuks Industry Group läks ka bullish olekusse, et see on selline nagu keskpikk indikaator. üsna hästi track ibki meil sellist nagu keskpikad trendid, et vahepeal ta oligi meil siin bearish neutral ja eelmine nädal lõpuks muutus bullish'ks, mis ka annab sellist nagu head alust edasiseks tõusuks. ja põhimõtteliselt siin enamik indikaatoritest paranes. siin veel Viktil natukene tööd vaja teha ja New High New Low, et jäi meil neutraalolekus, et seetõttu ma täitsa bullish veel kommentaariks ei pannud, aga see oli nagu bullish neutral ja rohkem isegi nagu bullish poole kalduv on selline nagu kommentaar mul selleks nädalaks. vaatame siin mõned turuindikaatorid, et rämpsvõlakirjad, kus S&P 500-ga rämpsvõlakirjad jätkasid tõusu, kinnitasid seda S&P 500 tõusu ja muidugi nagu tavaliselt juhtub S&P 500 rallis kiiremini, et vahepeal meil oligi siin suur gap. S&P oma korrektsiooniga vähendas seda gap'i, aga nüüd uuesti siis rallib rämpsvõlakirjadest kiiremini uuesti ja gap uuesti suureneb, mis lõppkokkuvõttes viibki mingi hetk siis järgmise korrektsioonini. aga see ei toimu enne seda, kui siin rämpsvõlakirjad jällegi ei jää seisma ja ei hakka uuesti langema, et alles siis tavaliselt S&P hakkab seda gap'i sulgema. et see nädal jälgime siis, mis rämpsvõlakirjad teevad, et kui nad jäävad seisma või siis jätkavad tõusu, see siis sellist nagu tõusva trendi ohustab, muidugi seal võivad tulla väiksed korrektsioonid, et ükski liikumine ei ole sirgjooneline meil turul, et alati toimub tõus, korrektsioon, isegi kui läheme madalamale.
või korrektsioon ja põrge, korrektsioon, põrge, või languspõrge, kui me läheme madalamale, et sirgjooneliselt turg ei liigu, aga jah, et põhimõtteliselt, et turg jätkaks ülespoole liikuma, on vaja näha, et rämpsvõlakirjad ka tõuseksid või jääksid samal tasemel. kui nad hakkavad langema, see võiks viitada suuremale korrektsioonile, et siis kuna gap on juba suur, siis S&P võib proovida hakata uuesti seda gap'i sulgema. Volatiilsus. Eelmine nädal rääkisin, et reedel saime siin ostusignaali volatiilsuse poolt, kui volatiilsus läks Bollinger Bandist madalamale tasemele. Ja tegelikult esmaspäeval saime kinnituse, et volatiilsus hakkas kiiresti langema ja tegelikult suht kiiresti langes, et ma isegi ausalt öeldes ei oodanudki nii kiiret langust. Aga see isegi tuli, et siin oleme juba 15 tasemest üsna lähedal, kui see nädal suudame siia tasemeni ka langeda, isegi sellest madalamale minna, see oleks väga positiivne. Ja bullish percent indeks oli ka väike murekoht veel eelmise nädala lõpus, aga juba esmaspäevast see hakkas ka väga positiivselt rallit toetama, et me näeme, eelmine nädal üsna tugev tõus, et jäigi seisma sel tasemel, mis ma siin ka eelmine nädal tõin välja. Ja päevasel graafikul siin hakkas väga võimas tõus, et läksime lõpuks, vahepeal olid meil madalamad tipud formeerumas, et siin tegime isegi kõrgemat tippu kui eelmine. et trend on muutunud ja väga võimsalt bullish percent indeks tõusis, see ka kinnitab meil seda, et see ralli hetkel on selline nagu laiapõhjalisem, ehk ongi rohkem nagu tervislik, et võib ka edasi jätkuda. et see nädal ka jälgime, et mis siin bullish percent indeks hakkab tegema, et kui ta jätkab siin tõusuruumi tal on päris palju tegelikult siin 70, 80-ni on ruumi tõusta küll, et see võib toetada seda rallit. kui aga ta jääb siin seisma ja hakkab uuesti langema, see oleks negatiivne märk, et vaatame, mis siin bullish percent indeks hakkab tegema, aga algus eelmine nädal on olnud väga positiivne ja viitab sellele, et tegelikult selline jõulurallit võibki oodata. uued tiputujad põhjad, siin ka oli positiivne areng, turukapitalisatsiooniga kaalutletud. tipud tõusid isegi eelmine nädal 20 triljonist kõrgemale, päris hea impulss, et tihti, kui selline nagu impulss tekib, siis hind, S&P 500 hind võibki jätkada tõusu, muidugi vahepeal võib tulla korrektsioon. põhjad täitsa langusid siin peaaegu nulli juurde, mis on positiivne, tipud põhjadest kõrgemal tasemel. Tükiliselt vaadates, et lõpuks meil põhjad üsna pikalt olid 1000-st kõrgemale, et eelmine nädal langesid esmaspäeval ka 500-st madalamale, tipud tõusid 500-st kõrgemale, tekkis selline nagu SPY bounce ostusignaal keskmise tugevusega ja siin nädala lõpuks põhjasid läksid väga madalale tasemele, tipud jäid 500 tasemest kõrgemale. no siin muidugi tahaks näha edasise impulsi jaoks, et tipud hakkaksid ka tõusma ja oleks hea, kui nad läksid korraks ka 1000-st kõrgemale, et kinnitaks seda nagu tugevat tõusu ja jälgime, mis nad hakkavad tegema. murekohaks hakkab tekkima siis, kui tipud enam ei tõusa, hakkavad langema ja põhjad lähevad uuesti kõrgemale, lähevad 500-st kõrgemale. et siis võib tulla suurem korrektsioon. nüüd kogu selle infoga vaatamegi siin alguses siis peamised indeksid, TradingViews koos ATR kanalitega ja proovime siis vaadata, mis on siis võimalikud stsenaariumid järgmiseks nädalaks. nädalane graafik, väga ilus kõrgem põhi, nagu sai juba mainitud, libiseva keskmise juures formeerus üsna tugev ralli, peaaegu +200 erini, et siin tegelikult, kui ralli jätkub, siis meil oli tõus +3 erini, korrektsioon libiseva keskmise juurde, järgmine liigutus võib olla uuesti tõus +3 erini, et nädalast graafikut vaadates see on selline nagu võimalik siht hetkel. kui vaatame päevast graafikut, siin oli ka positiivne areng, et see ralli, mis algas, me saime libisevast keskmisest kõrgemale ja me saime ka +1 erini tõusta. nüüd tegelikult +1 eri juures võibki meil tekkida esimene vastupanu.
et see ralli võib küll jätkuda siin vastu +3 terini, aga siin suureneb tõenäosus, et meil võib tekkida esimene korrektsioon libiseva keskmise juurde ja sellega võib tegelikult tekkida libiseva keskmise juures kõrgem põhi ja siis me võime näha järgmist rallit +3 terini. et see stsenaarium ja noh, teine stsenaarium, et siin proovime veel natukene tõusta, võib-olla +2 terini ja siis tuleb see korrektsioon, põhimõtteliselt kas korrektsioon kohe libiseva keskmise kõrgema põhja formeerimisega või natukene tugevam korrektsioon või natukene tugevam tõus ja siis korrektsioon ja siis ralli +3 terini. et see on kõige suurema tõenäosusega stsenaarium selleks nädalaks, mis ma näen. vähem tõenäoline positiivne oleks muidugi, kui siit otse vastu +3 teri läheme ja alles siis tuleb korrektsioon. see on vähem tõenäoline positiivne stsenaarium. ja negatiivseks stsenaariumiks tasub olema valmis, kui meil turuindikaatorid hakkavad nõrgenema ikkagi. ja siis siin +1 terist natukene saime praegu kõrgemale ja siis hakkabki korrektsioon ja siis me ei hakkagi siin formeeruma kõrgemat põhjalibisevat keskmist, vaid läheme kohe nagu madalamale. et siis tegelikult siin võiks formeeruda veel madalam tipp võrreldes eelmiste tippudega. ja kui +1 terist kõrgemale ei saa, see on ka siis selline nagu nõrguse märk, et selline nagu vähem tõenäoline stsenaarium, aga selleks ka peaks olema valmis ja siis me võime teha veel üks madalamat põhja võrreldes eelmistega, mis oleks kuskil -3 teri juures. et sellised nagu stsenaariumid peamised, mis ma ootan. NASDAQ, üsna sarnane pilt nagu S&P 500, hetkel tegime siin kõrgema põhja ja nädalast graafikut vaadates tundub, et siin võib jätkata ralli vastu +3 teri otsa või siin väikse päevase korrektsiooniga suurema tõenäosusega. ja vaadates päevast graafikut, siin Russell veel +1 terist kõrgemale ei läinud, nii et jah, siin jälgime, kas kui siit hakkab langema, kas siin formeerub kõrgem põhja, kas läheme +1 terist kõrgemale või kohe läheme sellest kõrgemale ja siis teeme korrektsiooni. Need on suurema tõenäosusega positiivsed arengud, mis võivad toimuda ja muidugi negatiivne oleks, kui me siit kohe hakkame langema, läheme libisevast keskmist ka madalamale, et siis võib areneda selline negatiivne stsenaarium, aga see tekib ainult siis, kui meil rämpsvõlakirjad hakkavad langema, bullish percent indeks enam ei hakka langema ja siis põhjad hakkavad 500-st kõrgemale minema ja tipud langema. et kui kõik need asjad realiseeruvad, siis see võibki tulla selline nagu suurem korrektsioon, kui turuindikaatorid natsa ainult nõrgenevad või ei nõrgene üldse, siis kas hind otse jätkab tõusu või siis tekibki selline väike korrektsioon ja siis edasine tõus. Dow Jones, suht sarnane pilt, et siin kõrgem põhi libeseva keskmise juurde ja võib oodata siis rallit vastu +3 teri nädalasel graafikul. ja päevasel graafikul Dow Jones juba näitas natukene rohkem tugevust, et siin küll läksime juba +1 terist kõrgemale. et seetõttu ka tundub, et selline, kuna mõned indeksid Dow Jones ja siis kohe vaatame ka Russellit, et nad said ikkagi +1 terist kõrgemale, et see viitab rohkem selle nagu positiivsele stsenaariumile, et kui korrektsioon toimub, siis ta on lühiajaline, siis edasi tõuseme vastu +3 teri. ja Russell, mida me mainisime, et siin oli kõige positiivsem areng tegelikult, et nüüd me näeme, et siin libiseva keskmise juures formeerus kõrgem põhja ja positiivne oli, et saime sellest tasemest kohe kõrgemale minna, et siis meil tekkis tegelikult siin võlts läbi mure üheks nädalaks sellest tasemest madalamale ja üsna tugevasti taastusime sellest tasemest kõrgemale, +1 terist isegi kõrgemale läksime. et vaatame, kas ka Russell suudab vastu +3 teri rallida, new all-time high teha. päevasel graafikul rohkem tugevust ka näitas Russell, et läks siin +1 terist kõrgemale, peaaegu isegi +2 terini tõusis. nii et jah, siin on ka loogiline oodata võib-olla korrektsiooni libiseva keskmise juurde, võib-olla läheb ka seda taset testima, et võib-olla siin teeb natukene väikset korrektsiooni, läheb vastu +3 teri. Need on sellised nagu suuremad tõenäosusega positiivsed stsenaariumid, negatiivne oleks muidugi jah, kui me langeksime kohe sinna taseme juurde ja siis murraksime sellest madalamale. see oleks väga negatiivne. aga selle tõenäosus on päris väike hetkel. nii, vaatame siin mõned huvitavad aktsiad ja alustame Nvidiast.
Nvidia eelmine nädal ka tõin välja, üsna huvitav käitumine meil siin, vaatame nädalased graafikud selle taseme juures. Et eelmine nädal ei saanudki sellest tasemest kõrgemale, samas siin nädalasel graafikul testib hetkel sellist libisevat keskmist, mille juures ta võiks formeeruda kõrgemat põhja. Muidugi võib natukene rohkem langeda ka -1 aterini, siin 50-nädalane libisev keskmine ja siin teha kõrgemat põhja ja uuesti hakata tõusma, et tulemused iseenesest olid okei. eelmine nädal negatiivselt mõjutas see Meta ja Google'i koostöö uudised, et siis turg juba näeb, et on olemas Nvidia kiipidele ka alternatiivid, mis võiks negatiivselt Nvidiat mõjutada. muidugi Nvidia juht kohe ütles, et need TPU-d ei olegi meile konkurendid, et meil on kõige paremad kiibid, aga muud, noh, tema muidugi ei ütleks. Et see on üsna biased väljaütlemine, nii et jah, turg hetkel seda ei usunud ja vaatame. Päevasel graafikul ma endiselt jälgin sama arengut, et ma mingit tehingut siin eelmine nädal ei teinud. Et endiselt jälgin, mis siin selle taseme juures hakkab meil juhtuma, et tegelikult eelmine nädal me testisime korraks veel seda taset ja siis hakkasime sellest langema, et üsna negatiivne areng oli. Ja kui nädalasel graafikul tahabki teha natukene rohkem korrektsiooni, siis päevaselt see võib olla siin 200-päevane ja -3 ateer. Et siiamaani võib proovida veel langeda. Et vaadates, kuidas neljapäeval see tase oli testitud ja reedel hakkas uuesti langema, et no siin tundub olevat see üsna tõenäoline stsenaarium tegelikult. muidugi, et suured mängijad saaksid jällegi hea hindadega positsiooni võtta, siis hind peaks enne tegema languse, et siis nõrgad käed sellest Nvidiast välja hirmutada. Samas, kui ikkagi selline nagu konsolidatsioon selle taseme all on siin nagu ajutine ja hind saab siin ikkagi sellest tasemest see nädal kõrgemale minna, libisevast keskmisest siin kõrgemale, siis ta võib hakata uuesti siin tõusva trendi tegema, siis nädalasel võib-olla siis libiseva keskmise juures jääbki selline kõrgem põhi. ühesõnaga jällegi seesama tase endiselt monitoorin ja see nädal vaatan, et eelmine nädal jah, me näeme, et ükskord testis, siis läks vastu -3 ateeri, siis rallis täpselt vastu seda taset, hakkas uuesti langema. et ma vaatan, et kui ta üritab täna näiteks nats rallida ja siis hakkab uuesti vajuma, siis tegelikult võiks vaadata seda lühikeseks müümise kandidaadina ja seda taset võib kasutada, et sellest nats kõrgemal tasemel panna oma stoppi. kui aga ta siin noh, võib-olla proovib langeda või siis ka hakkab kohe siit tõusma, et tegelikult selle põhjal siin tekib kõrgem põhi ja ta suudab sellest tasemest ikkagi kõrgemale minna ja võib-olla läheb kõrgemale, siis testib nagu toetus, tekib veel üks kõrgem põhi. et see oleks juba siis positiivne areng, et siis saame kinnituse, et nädalasel graafikul on kõrgem põhi siin, päevasel, tunnisel saame sellest tasemest kõrgemale, et need oleksid siis sellised nagu kohad, kus võiks vaadata seda ostukandidaadina. et tasub siis Nvidiat jälgida selle taseme juures endiselt. praegu on väga raske öelda, mis suunas ta tahab minna, et seega tahaks natukene rohkem kinnitust hinnaliikumise enda poolt. Siis mõned aktsiad eelmisest nädalast, vaatame, kuidas nemad käitusid, et siin Unity, software ticker U, üsna hästi käitus, et siin eelmine nädal reedel ta siin tegigi meil siis juba sellist nagu kõrgemat põhja ja tegelikult suht ilusti eelmine nädal tõusis ja nüüd ma ootan sellest aktsiast edasist tõusu siin eelmise tipu +3 ateeri juurde, ta võib meil siin proovida tõusta siin tunnisel graafikul. meil siis reedel tegelikult oli kõige parem sisenemiskoht, kus ta tegi siin kõrgemat põhja nädala sees, juba hakkas tõusma, siin üks kõrgem põhi oli ja nüüd tegelikult noh, siin järgmiseks positsiooniks peaks ära ootama järgmist kõrgemat põhja, kui olete juba positsioonis sees, siis tegelikult siin saab stopi treilida -1,5 ateeri juures ja oodata siis edasist tõusu vastu +3 ateeri päevasel graafikul.
et siin üsna positiivne selline areng toimus. Dropbox, mis ma tõin välja ka eelmine nädal, et ta endiselt jäi siin konsolideerima veel, et siin oli hea kvartaaltulemus, tõus vastu +3 ja siin on formeerunud väga hea kõrgem põhi libisevate keskmiste juures. Eelmine nädal ta palju pole tõusnud, siin konsolideerib, seega võib ka see nädal anda head sellist nagu sisenemiskoha enne järgmist tõusu vastu +3 päevasel graafikul. Et siin tegelikult näeme siin selline nagu põhi formeerus, siin isegi võib öelda põhi kõrgem põhi, esimene tugev ralli, siis siin tegelikult eelmine nädal ta üritas formeeruda kõrgemat põhi ja reedel tegelikult andis päris hea sellise nagu ostusignaali, nii et siin võib vaadata, kui ta läheb reedesest sulgemisest kõrgemale, see oleks üks sisenemisvõimalus või kui ta üritab siin veel korra madalamale minna, veel üks selline kõrgema põhja teeb selle taseme juures ja siis hakkab tõusma, see oleks veel üks sisenemiskoht ja siin saab üsna lähedal ka stopi panna. Ja tõusupotentsiaali vastu +3 päevasel graafikul siin on päris palju veel on. Diosen, veel üks aktsia, mis ma tõin välja eelmine nädal, aga mis veel ka jäigi siin libiseva keskmise juures veel konsolideerima, et endiselt üritab siin kõrgemat põhja formeeruda, siin oli hea kvartaaltulemus peale seda rallis, nüüd tegi korrektsiooni ja konsolideerib libiseva keskmise juures, et kui see konsolidatsioon läbi, siis siin võib formeeruda kõrgem põhi ja ta võib proovida minna vastu +3. Et siin ta meil tegi tegelikult põhja, paar sellist kõrgemat põhja on juba formeerunud, aga veel ei hakanudki siin veel rallima, nii et siin võib veel jälgida, kas siin tekib veel üks kõrgem põhja, läheb libisevast keskmisest, see võiks olla üks sisenemiskoht, noh, või kui ta proovib siin nats madalamale minna ja siis hakkab taastuma ja tegema, teeb veel ühe põhja ja kõrgema põhja, siis hakkab minema, et siin me näeme tegelikult tunnisel 200-päevane libisev keskmine suht hästi hoiab, see on päevasel graafikul 22 nädala päevane libisev keskmine. et võib-olla tal võtabki lihtsalt nats rohkem aega, et selle juures konsolideerida enne järgmist sellist tõusulainet. On Holdings, mille tulemust me siin ka hiljuti me vaatasime, oli päris hea tulemus, hea reaktsioon, vastu +3 langes. Ja eelmine nädal ka tegigi siin kõrgema põhja libiseva keskmise juures, mida ma mainisin. Ja andis päris hea siin ostusignaali ja nüüd võib proovida siin vastu 200 päevast, vastu +3 rallida. Et siin tunnisel graafikul just siin 200 tunnise libiseva keskmise juures just tegi sellist nagu topeltpõhja, et see oli päris hea sisenemiskoht, siis andis siin veel ühe kõrgema põhja, oli veel üks hea sisenemiskoht. Ja nüüd, kui positsiooni veel ei ole, siin võib jälgida, järgmine võib olla kõrgem põhi libiseva keskmise juures ja siis edasine tõus või kui juba positsioon on, kui ta ei hakka enam korrektsiooni tegema, siis siin võib oodata tõusu vastu +3 päevasel graafikul. Et tulemus oli üsna positiivne, reaktsioon positiivne ja aktsia on hetkel üsna mõistlikult hinnastatud, arvestades tema kasvu. Veel üks aktsia, mis hästi rallis, no võib öelda samast valdkonnast, enam-vähem spordiriided, kuigi on rohkem spordijalatsid hetkel ja Lululemon on rohkem spordiriided ikkagi. Et siin tegelikult meil tulevad tulemused 11. detsember ja tundub, et siin aktsia üritab enne kvartaaltulemust veits rallida, et lõpuks siin leidnud hea toetuse ja eelmine nädal formeeruski meil siin kõrgem põhi ja üsna hea ralli juba toimus. Et kui saite positsiooni võtta, siis siin võib veel oodata kuni +3 võimalik tõusu, et uue positsiooni võib-olla siin see nädal hetkel ei ootaks, et ta peaks siin natukene rohkem korrektsiooni tegema ja siis jääb vähe aega kvartaaltulemusteni. Nii et jah, siis kui ta saite positsiooni võetud selle triggeriga, mis ma siin eelmine nädal mainisingi, et ta just esmaspäeval tegelikult andiski meil siin head ühte kõrgemat põhja, siis hiljem veel ühe kõrgemat põhja ja siis algas selline nagu võimas ralli, et siin võib trailing stopiga hetkel veel positsioonis olla,
kuni +3 ja kui ta peaks natukene tugevama korrektsiooni päevasel graafikul tegema kuskil selle tasemeni. Aga sellega ilmselt läheb aega, siis jääb vähe aega järgmise kvartaali tulemusteni, nii et siin soovitav ikkagi seda positsiooni kasumlikult sulgeda enne kvartaal tulemust ja siis võib-olla vaadata, mis tulemustel tuleb. Ja seda ka vaatame üle kindlasti. Ja siis edasi juba otsustada, mis sellega teha. Veel üks huvitav pattern hakkas arenema lõpuks Pfizeri aktsias, tiker FISV. Vahepeal oma tikerit muutunud, oli FI, nüüd on FISV. Liikus New York Stock Exchange Nasdaqile. Siin nädalasel graafikul endiselt oleme väga palju alamüüdud väljaspoolt -3 et siin tundub, et hakkas selline nagu põhja lõpuks formeeruma ja võib tulla esimene selline põrge. Päevasel graafikul hakkas juba päris hea pattern arenema, et siin selline põhi, sellest tekkis võlts läbi mure ja eelmine nädal ka üritas siin vaikselt tõusma. Ka päevasel graafikul ta on endiselt siin -3 juures, nii et siin on põrkamisruumi libiseva keskmiseni +1 on suht palju tegelikult. Pfizeri gurud hakkasid ka ostma, insiderid, seal tegid mõned ostud, nii et jah, seda võib siin vaadata, et siin me näemegi sellist nagu taset, siin oli võlts läbi murre sellest tasemest madal, et hakkas siin tunnisel graafikul kõrgemad põhjad tegema. Et kui siin tekib järjekordne kõrgem põhi, tegelikult seda võibki kasutada nüüd siin positsiooni võtmiseks ja siin ka suht hästi on näha, kuhu võib panna stopi siis sellest eelmisest põhjast madalamal tasemel. Järgmine on VRTX, Vertex Pharmaceuticals. Siin on üsna positiivne areng päevasel graafikul. Tegelikult me näeme siin põhi, kõrgem põhi, kõrgem põhi, kõrgem põhi. Viimane on siin formeerunud siin libisevate keskmiste juures. Siin on korraga 22, 150 päevane. Ja positiivne oli see, et reedel ta sulges 200 päevast libisevast keskmist ka kõrgemale, et kui see ralli siin jätkub, siis ta võib nüüd proovida rallida vastu +3 päevasel graafikul. Siin tunnisel graafikul hakkas ka tegema juba kõrgemad põhjad, läks libisevatest keskmist kõrgemale, et siin võib vaadata, kas läheb reedesest sulgemisest kõrgemale üks sisenemistrigger või proovib siin veel korrigeerida libisevate keskmiste juurde, teeb kõrgema põhja, siis hakkab taastuma, see võiks olla veel üks sisenemistrigger. Aga jah, kõige positiivsem areng on siin päevasel, et suutsime lõpuks 200 päevast libisevast keskmist kõrgemal sulgeda. Siis veel üks võimalik ralli enne kvartaal tulemust, et siin 18 detsember, et siin aega kvartaal tulemusteni on, aga firma hakkab juba ilusad paternid tegema, tegemist on siis ACN, Accenture, mis on vahepeal tugevasti langenud, aga ka me näeme siin leidnud toetust selle taseme juures, siin oli võlts läbi mure madalamale üks kõrgem põhja, siin tegi -1 juures veel üks kõrgem põhja ja nüüd konsolideerib siin libisevate keskmiste juures. Kui ta murrab sellest konsolidatsioonist kõrgemale, ta võib vastu +3 päevasel graafikul proovida rallida veel enne kvartaal tulemust. Ja tunnisel siin hakkasid ka juba head paternid formeeruma, põhi, kõrgem põhi, siin on veel üks kõrgem põhi, et juba mitu sellist nagu sisenemiskohta oli. Ja siin võib vaadata, et kui ta teeb veel ja kõrgema põhja hakkab taastuma, siis siin võib võtta positsiooni, see viimane kõrgem põhja annab päris hea koha, kuhu stopi panna. Ja siis võib vaadata päevasel graafikul tõusu vastu +3. Veel üks huvitav ostuidee, et see nädal jah, mul on rohkem sellist nagu ostuideed, müügikandidaadiks on siin ainult võib-olla Nvidia, kui ta hakkab halvasti käituma oma vastupanu juures ja tegelikult Ireni aktsia ka, ta on ka selles mõttes nagu Nvidia, nii tõusu kui ka müügikandidaat, aga kohe selleni jõuame, aga enamik ikkagi vaadates ka sellist nagu turu eeldatava käitumist, turuindikaatoreid ja aktsiad üle vaadates, siis ma näen rohkem sellist nagu ostukandidaati tegelikult. Seetõttu täna siin rohkem vaatamegi sellist nagu ostuvõimalusi. Et siin oli positiivne uudis, et seda Bill.com aktsiat, ticker Bill tahetakse siis
võib-olla välja osta börsilt, tekkis selline esimene põrge kõrgemale sellise gap'iga ja siis toimus korrektsioon, -1 madalamale läinud, tekkis kõrgem põhi siin ja nüüd läksime kõikidest libisevatest keskmist kõrgemale. Et siin võib tulla veel üks tõusulaine vastu +3 teeri. Ja siin tunnisel graafikul ma jälgin, et siin üks kõrgem põhi oli, kui ta teeb veel siin kõrgema põhja libisevate keskmiste juurde ja hakkab tõusma, see oleks päris hea sisenemiskoht selles aktsias. Siis SMCI. SMCI puhul meil on olemas tegelikult ka juba päris kõrge short float selles aktsias, ehk siin võib ka short squeeze toimuda. Ja vaadates nädalast graafikut, siin on huvitav pattern, et siin 200 nädalane libisev keskmine, ta läks sellest tasemest madalamale, aga me näeme, et tihti ta läheb sellest madalamale ja siis tekib meil selline tõus sellest tasemest, nii et siin tegelikult võib sarnane olukord toimuda, et ta läks 200 nädalast libisevast keskmist madalamale ja enam väga palju madalamale ei taha minna. Ja siis päevasel ta on väljaspoolt -3 teeri käinud ja hakkas põrkama. Et siin võib oodata põrget vastu 200 või vastu 22 või vastu 200 päevast libisevat keskmist. Selline muidu ta on langustrendis, aga selline nagu põrge langustrendi raames kaubeldav siin võib tekkida. Et siin tunnisel graafikul hakkas juba esialgne positiivne areng, siin ta leidis põhja, siin nats kõrgemal tasemel kõrgema põhja tegi. Reedel üsna hästi rallis, et kui siin tekib järgmine kõrgem põhja, seda võiks vaadata ostu triggerina. Ja kui ta hakkab siit põrkama, siis tänu selle kõrgele short float'ile siin ka võib areneda selline nagu short squeeze ralli. Nii, järgmine aktsia, selle aktsia kohta oli küsitud, kommentaarides oli kirjutatud, see on Eesti podcastides kuskil siis üsna populaarseks muutunud, noh, aktsia on siin $5 tõusnud 70-ni, muidugi ta on muutunud populaarseks, aga me vaatasime selle tulemused ja seal ma ausalt öeldes ei saanud sellest nagu ärist nii-öelda nagu hästi aru. Aga tehniliselt siin ta on teinud tugevat tõusu ja tegelikult nüüd peale seda tõusu teeb korrektsiooni, et esialgne korrektsioon tundub siin libiseva keskmise juures on tehtud, ehk siin nädalasel graafikul tegelikult siin võib alata juba järgmine tõus +3 teerini, et see on üks võimalus. Teine võimalus, et ta võib proovida teha ka nats sügavama korrektsiooni, et siin -1 teerini ka ja ikkagi pärast jätkata tõusu, et me ei tea hetkel, kas see kõrgema põhi formeerumine on siin lõppenud või mitte. Ja et sellest nagu siis aru saada, parem vaadata siis päevast graafikut ja päevasel graafikul, kuidas me saame aru, et kas järgmine tõusulaine siin tuleb ja millal see võiks tulla, et põhimõtteliselt me näeme, et siin 100-päevase libiseva keskmise juures hetkel hind leidis toetuse, üritas rallida, aga siin on hetkel vastupanu 20 ja 50 päevane libisev keskmine, et selle juures see tõus hetkel lõppes. Ehk põhimõtteliselt ma vaataks niimoodi, et kui hind suudaks sellest tasemest kõrgemale läbi murda 20 ja 50 päevast libisevast keskmisest, siis me saame vihje, et see on nädalasel graafikul kõrgem põhi tehtud ja siis võibki tulla selline järgmine languslaine, ta võib proovida minna uuesti testida need eelmised tipud. Samas, kui see on ikkagi siin vastupanu tugev ja ta tahab nädalasel graafikul natukene rohkem korrektsiooni teha, see võib olla ka korrektsioon siin päevasel graafikul -3 teer libisev keskmine, siis ta sellest tasemest kõrgemale enam ei saa ja teeb siin madalama tipu ja hakkab siit langema. Et siis sellist 2 stsenaariumit ma jälgiks põhimõtteliselt selle 20 ja 50 päevase libiseva keskmise tsooni juures. Kas ta suudab neist kõrgemale minna või ikkagi sellest tasemest hakkab uuesti vajuma. Et kas siis minna selle järgmise tõusulainega kaasa või siis tasub ära oodata natukene sügavamat korrektsiooni ja siis vaadata siin madalamal tasemel kõrgemat põhja formeerumist. Ja viimane aktsia täna meil on Novo Nordisk, millest tegelikult paljud on juba pettunud,
et ta on siin palju langenud, üritasin vahepeal põrgata ja kuidagi õnnestus tal kõrgemale minna. Aga tegelikult tehniliselt vaadates nüüd ta on vist hakanudki siin hea põhja ikkagi tegema. Kui me vaatame siin seda toetustasemet, et siin ta testis selle, siin testis veel korra. Ja eelmine nädal tuli üks negatiivne uudis, mille peale aktsia hind läks sellest tasemest madalamale, aga vaadake, mis reaktsioon oli, et siis pärast tekkiski ralli, mis kestis nädala lõpuni ja siin meil tekkis divergents indikaatoritega ja tekkis võlts läbimurre sellest tasemest madalama, ehk selline võlts läbimurre divergentsiga, mis tihti võibki näidata meil sellist nagu head põhja ja meil võibki allata siit päris hea, noh, me ei tea uuesti, kas uus tõus või korralik põrge, aga vähemalt selline nagu ajutine põhja mõneks ajaks siin võib küll tekkida. Vaadates päevast graafikut, siin me ka näeme sellist nagu positiivset käitumist, et kui see on see tase, siis me näeme, et peale uudist hind avanes vastu -3 sellest tasemest madala, aga kohe hakkas tõusma, järgmisel päeval läks sellest tasemest kõrgemale ja siis rallis siin lausa vastu libisevat keskmist ehk väga selge selline võts läbi mure. Vaadake, mis siin Force Index tegi näiteks, et siin oli selline müügisurve ja selle läbi murega uuele miinimumile müügisurvet siin praktiliselt ei olnud võrreldes eelmiste müügidega. Nii et see ka võib viidata sellisele nagu müügi surve vähendamisele ja kui enam müüjaid ei ole, siis hind võibki hakata uuesti siin tõusma. Muidugi ma nüüd ootaks, et siin tõusime libiseva keskmiseni juurde, ma ootaksin ühe korrektsiooni veel, võib-olla -1 ATR juures kõrgema põhja formeerumist ja siis see hakkaks olema siin huvitav ostukandidaat alguses võib-olla siis kauplemisideenä ja siis hiljem, kui see hakkabki niimoodi arenema, siis võib-olla investeerimise pikemaajalisema vaadega seda võib ka hakata vaatama. Tunnisel graafikul siin näeme seda taset, võlts läbimurre, päris tugev taastumine sellest tasemest kõrgemale. Nüüd oleme siin +3 ATR 200 tunnise libiseva keskmise juures, nii et ka siin tunnisel graafikul tahaks näha korrektsiooni, kõrgemat põhja formeerumist ja siis, kui hakkab uuesti taastuma, see oleks hea sisenemiskoht siin. Et sellised siis kauplemisidеed selleks nädalaks ja minu poolt siis kõik. Järgmine nädal siis jah, kell 12 otseülekandes tasulisel kanalil tuleb siis saada teine osa aktsiaturu analüüs. Siis hiljem teen seda avalikuks kõigile tasuta vaatamiseks ka umbes kell 4, ma arvan. Ja siis hiljem nädala sees teen siis ka aktsiaturu ülevaadesaadet, et vaatame siis need kvartaaltulemused, mõni muu info, mis siin vahepeal koguneb ja vaatame, kuidas selle uue kavaga hakkab siis minema. Soovin teile siis edukat kauplemisnädalat ja kõike head!